Eelmise 2025. aasta jaanuarikuu alguses tundsid mitmed inimesed, kes asusid Tallinnas Videviku tänaval ühes konkreetses elumajas tugevat ja spetsiifilist lõhna. Kogenumad tabasid ära, millega võib tegemist olla. Vastava vihje sai ka politsei. Selgus, et sellel vihjel oli alust ja Videviku tänaval asuvast elumajast avastati väga korralik kanepikasvatus. Prokuratuur süüdistas siis Rain Viraltit ja Ermo Saart Tallinnas Videviku tänaval asuva kanepikasvatuse rajamises ja seal kanepi kasvatamises. Kokku leiti selles kasvatuses siis läbiotsimiste käigus üle 250 kanepitaime ning lisaks sellele ka siis üle 11 kilogrammi nii-öelda valmis töödeldud kanepit. Lisaks elumajadele ei asu sealt mitte kaugel Tallinna Gümnaasium. Kasvatus ise oli oma ehituse ja sisu poolest kindlasti selline, mis erilist küsimust ei tekitanud, milleks neid taimi seal kasvatati. See kasvatus oli rajatud professionaalsete vahenditega. Olemas olid nii kanepikasvatustelgid kui ka vajalikud ventilatsioonisüsteemid, mis tagasid selle, et taimede kasvatamiseks vajalik kasvukeskkond oleks olemas. Täna olid siis kaks meest, Rain Viralt ja Ermo Saar nende suhtes algatatud kriminaalasja otsust kuulamas. Tõsi seda siis videosilla vahendusel Tallinna vanglast. Kohus saadab mõlemad mehed 7 aastaks trellide taha. Kanepikasvatus asus Videviku tänaval mitmeid kuid, ent politseil õnnestus siis jaole pääseda enne, kui kanepitaimed olid valmis kasvanud ja läbiotsimised toimetati ajal, mil osad taimed, enamik taimedest olid alles kasvamise etapis. No nüüd karistusest ärased said enam-vähem ühesuguse karistuse, minu meelest oli see 7 aastat reaalset vangistust mõlemale. Kas prokuratuur jääb karistusega rahule selles kriminaalis? Prokuratuur taotles mõlemale süüdistatavale karmimat karistust, mis jäi 10–11 aasta raamesse. Kohus mõistis tänase otsusega karistuseks 7 aastat reaalset vangistust mõlemale süüdistatavale. See, kas prokuratuur kaebab otsuse edasi, saame lõplikult öelda siis, kui olen saanud otsusega tutvuda. Samasugusel seisukohal on edasi kaebamise osas ka kaitsjad.